Nii, tere, ohaka nüüd. Minuga on siin minu parimad sõbrad Christopher ja Marti. Millest sellised pilgud? Kas te olete valmis? Kas te teate, mis me teeme täna? Jah, kahjuks. Ma tean ja ma lisan, et ma tulin ainult selle pärast, et mul on kõht tühi. No vot siis, kui tore. Ühesõnaga, meil on siin 5 sülti. Ma ei tea, kas neil on mingisugune eriline vahe. Teie olete süldieksperdid, mina ei ole kunagi sülti söönud. Ma just enne ütlesin Christopherile, et ma ei ole poesülti oma 6-7 aastat söönud. Nii et ma ei arva, ma arvan, et see ei ole võrreldav sellega, mis vanaema kodus teeb, aga eks me saame teada. Ma vist on ainult poesülti söönud. Kuulge, aga plaan oleks nüüd see, et võtame kõigepealt siis sealihasüldid ja siis lõpuks oleks see kanalihasült väikene magustoit. Proovime siis. Esimesena on meil Oskari sealihasült. Kas te sööte muidu tihti sülti? Võtsin küsimus on lihtsalt see, et kas te sööte muidu tihti. Liiga tihti, ma tegelikult tahaks vähem süüa. Meil sõpradega vahel on nii, et nagu kui kõht tühjaks läheb, siis tuleme kõik koos kokku ja sööme sülti. Päriselt. Minu arust nagu traditsioonilises toidulauas siin peaks olema ka pits viina kõrval. Kusjuures mulle rääkis arvamustoimetuse juhataja Manona, et tegelikult oleks vaja siia kõrvale veel äädikat või ingverit või sinepit. Sinep oleks väga hea, aga ma arvan, et me saame ilmaga hakkama, sest et siis tulevadki selle konkreetse toote maitsed paremini välja, sest et sinep ikkagi nagu tugevdab seda maitset ja muudab selle nüansi rohkemaks, nii et ma arvan, et muidu need süldid maitseksid üsna ühtlaselt, ühtmoodi. Okei. Kas te näete, kuidas? See tundub väga nagu siuke... Sa kardad seda või? Nagu tihke. Christopher hakkas lihtsalt kogu seda asja siit korraga võtma. Äkki meil oleks mingi... Kohe näha, et hommikusöök on söömata. No see tegelikult ei ole hea asi ju. Mul hea on. No tavaliselt inimestele ei meeldi see nagu tarretise osa. Mu meelest see tarretise osa on just okei selle juures, aga see liha on nagu selline, nagu seda oleks pidanud keetma, ma ei tea, kaua liha keedetakse, mingi tund aega, aga seda oleks keedetud nagu mingi... Lämbriga. Mul on reaalselt siuke tunne, nagu ma sööks võid. Kui sa nii ütled, siis jah. Nagu see mu jaoks just see nagu... Võtab ikka veel. Ei, no ma tõesti... Oi, räigelt halb on siis. No ei ole ju halb. Aga... Ta on kõige otsesemalt 50 mu jaoks. Nagu siuke, et ta läheb alla, aga ta ei ole nagu mingi maitseelamus. Paneme selle Oskari siia. No nii, Oskar. Võtame järgmise. Kes meil siin on? Järgmine on meil Rannarotsi sealihasült. Kas see on okei? See on rasvist lihtsalt. Nagu see ongi jah. Nagu päris süldil ongi, seal on siuke valge või nagu siuke rohekas kiht peal nagu. Kas te teate, millest sülti tehakse, poisid? Lihast. Ma loodan. Lihast? Mis seal veel on? Aga seal on ka nagu osad, nagu nendes poesültides ei ole, aga nagu kodusültides on ka mingid nagu mingi porgandit ja mingi küüslauku ja siukseid asju. See on norm. Teadsite, et sülti mõte, miks üldse sült... Sa valmistusid enne seda ikkagi või? Jaa. Väga õige. Luure on tehtud. Sa valmistusid. Ma hakkasin alguses, ma huugeldasin, mis seal sees on, ja siis ma pärast kahetsesin natuke. Et mõte oli see, et mitte midagi loomast ei tohi nagu raisku minna. Vanadel eestlastel oli see mõte, et kui muidu sööd, ma ei tea, mingi looma, ma ei tea, kõik asjad ära, aga kondid näiteks jäävad alles. Või sea puhul kärss või kõrvad või mingisugused, ma ei tea, jalaosad, mis ei kõlba süüa, kõik, mis on rüve. Siis otsustati, et nüüd keedame selle kõik kokku ja sellest saigi sült. See on tegelikult selline hästi hea meelelahutuslik mäng, mida võib ka jõuluõhtul koos sõpradega või perega mängida. Et sööd sülti ja mõtled, et mis osa sa parasjagu mälud. Aga see kõik liha sa ei pea kartma seda, lihtsalt võta nüüd. Aga kõik liha on siin all, ma ju... Aga võta siis alt. Kuule, oot, see on praegu... Nii. Miks te piidate mind, ma just ütlesin mulle mõtlesin. Oba, võt, see oleks mehine amps. Kui sa oleks tahtnud toetust, sa oleks pidanud naised siia kutsuma. Paneme risti. See lõhnab nii see lõhnab nagu koera konserv. Kultuurselt ikka. Minu meelest see lõhnab väga normaalselt. See on nagu... Ei, alguses oli hea, aga tal on mingi veider järelmaitse. Ta on siuke järelmaitse, nagu see oleks sünteetiline. Enamus nendes poesültides on kasutatud selleks tarretise asjaks siin gelatiini. Aga tegelikult päris siis, kui vanaemad teevad seda, siis nemad ei kasuta mitte kunagi gelatiini. Nemad keedavadki kõik need rõvedad asjad, kus tuleb liimaine või
mis selle nagu siukseks tarretiseks teeb, aga poe omades minu meelest on ainult see, kus kohas ei ole kasutatud. Tunne on kohe täitsa nagu Michelini ma oleks restoran. pidanud enne ütlema. Jah, aga sellega on see, et ma arvan, et see võib-olla ongi see spetsiifiline maitse, ongi see želatiini maitse, sest et see nagu maitseb nagu, mitte nagu sünteetika otseselt, aga nagu ta ei ole naturaalne. Muidu nagu hea, aga selles teises mulle tundub, et oli liha rohkem ja seda tarretist vähem, selles praegu oli tarretist rohkem ja liha veits vähem. Sült nagu, me mõlemad tõid süldid on ju, et siis... Minu meelest see oli parem, kui ma sellele annaks 1, siis sellele ma annaks isegi 2. Ussand. Näitame ka pärast. See on sealiha sült, Max ja Moritz. See on siis Max ja Moritz. Ma kujutan ette, kuidas selle nagu videoloo all on mingid kommentaarid, kuidas mingi linnalapsed proovivad sülti ja ei tea, kuidas päriselt vanasti sülti tehti. Aga vaadake, siin on mingid väga suured tükid sees. Põhiline koostis on seapealiha. Äkki on näiteks silmad ka siin sees. Ei, mõnna. Sul on jälle kahve valepidi käes. Ma ei taha nii palju. Okei. Mulle üldse ei meeldi, miks see valge pealt on. See on siuke, et võta see esimesena, siis ma vaatan, kas ma tahan. Ma ei taha, võtame kõik koos, ma sinu pärast võtan. Iga kord ma nagu kogunen, siis ma näen, et sa juba sööd. Siis ma mingi, et okei, ma siis söön. See välimus, et on vaieldamatult kõige rõvedam kuksenistest. Aga süldi point vist natuke ongi see, et ta peabki rõve välja nägema. Kui sul eelmised ei maitsenud, siis seda sul annab süüa. Miks ei pekk? See on väga pekine. Mulle see pekk nagu väga ei istu. See on tõesti rõve lukas. See on ka väga rõve. Ma sain ära nüüd, ma sain alla. See tõepoolest ei ole väga maitsev. Palun, sa võid tagasi panna. Aga see oli senistest vaieldamatult siuke 1/10. Nagu mul see ei läheks alla. Noh, jah. See mulle nagu, ma vist muudaks ka selle, see on nagu kindlasti allapool kui see Oscar. Aga jaa, nüüd meil on jäänud veel, vaat see peaks olema nüüd nagu päris, nagu Ma vist enam ei taha päris sülti pärast seda eelmist. See on matsimoka sült naturaalse kallerdisega. Kallerdis ongi see sõna, mis see tarretis on. Mulle ei tunda enne meeldis, ma ütlesin tarretis, aga see on kallerdis tegelikult. No mulle ei meeldi. Mul on tunne, et selliste toitudega, nagu mida rohkem seal aineid on, seda parem. Hakkame siis sööma, see peaks olema nüüd päris. Aga siin on ka, vaadake, see Ma arvan, sellest ei ole nii mõeldud, et sa sööd mulle ikkagi ei meeldi nagu 5 erinevat sülti järjest. See ilmselt on kuidagi tervisele ohtlik. Lähme siis. Nii, aga palun. See on nüüd päri. Mis eelmised olid siis mängult? Eelmised olid gelatiiniga. Siin ma juba tunnen, et see on päris sült natuke. Millest see tuleb? Nagu, et ta on pehme. Nagu ta ei ole see, nagu see eelmine, et ta on mingi saega raiuma. Nagu kusjuures see maitseb küll mulle kõige rohkem neist. Ja kui ma rohkem ei tahaks, siis suhtes põllestada ühtuma sugu. 9/10, nagu kindlalt vähemalt. See on tõesti hea asi. Kanaliha ja sealiha sülti väidetavalt ei anna võrrelda, see on nagu võrdleks valget ja pimedat ja tumedat. Lõpetage! Valget ja tumedat šokolaadi. Nii, et see peaks nüüd olema midagi drastiliselt erinevast. Saksid ütlema valget ja pimedat šokolaadi? Ei hakka. Ma sain üldse aru, et sa hakkad midagi rassistlikku ütlema. Teate, te olete lihtsalt... Kuulge, aitab nüüd. Jah, Võetakse maha. siin ei ole mingit nalja tegelikult. Ei saa nii. Ja nüüd ma pean seda siis katsuma. See näeb nagu, ta näeb okei välja, aga siin tundub nagu seda liha ei oleks peaaegu üldse, nagu see ülemine osa on kõik lihtsalt kallerdis. No, kõik see liha on põhja vajanud. Teate, see näeb välja nagu siis, kui sa lähed suvel mingi väga vetikasse vette ujuma. Ma ei tea, kus sa ujumas käid. Kas sa käid mingi Anne kanalis ujumas? Ei, nagu kui sa lähed, vaata osad vahepeal on suvel nagu merre. Harku järves. Oi, Harku järv. Mingi Paide tehisjärv. Martil on mõnipidi kahve. Ei no, aga ma võtan suure tüki. Ta teeb nagu ringi niimoodi. Sa lihtsalt võtad ainult äärest. No hüva. Veits rohkem koeratoidu maitse on nagu. Halb. Ma arvan, mul on asja sellest. Ma ei ole vist kunagi kanaliha sülti söönud. Ja see tundub nagu kanaliha ei peaks süldi sisse käima. Üldiselt, mis ma praegu pärast nende 5 süldi maitsmist tahaks öelda, on see, et Eesti sülditurg vajab reformi. Sellepärast, et see, mida suutis pakkuda Matsimoka, mitte ükski neist teistest ei ole isegi ligi lähedane. Nagu ülejäänud on masstoodang ja sa ei saa teha head asja, kui sa teed seda mingi... Ei, Rannarootsi oli ju see, millel oli... Ja auhinnatud parim sült 2015 Tallinna toidumess.
ei, see Oscar on nagu see, et kui ma peaks neist ühe valima, siis ma valiks selle. Aga see vajab hädasti mingit sinepit või midagi muud ka, et nagu muidu ta on Ma võtaks selle Rannarootsi oma, sest siin on see auhind peal ja nagu me teame, siis auhinnad tähendavad kõike. See, vot see Max ja Moritsa silt, et see oli ikka tõesti rõve leiutis. No päriselt ka, no see ei, ma ei kujuta ette, et ma seda päriselt sööks, kui mul on valikus nagu... Sa pead mingid sinepid sinna toppima, sa ei tunne enam maitset sellest. Oota, aga sa oled kunagi enne sülti söönud või? Nüüd see muutub. Ma kardan, et siit tuli praegu permanentne trauma. Mis kandub minuga kaasa. Sa ei ole öökinud ka, vähemalt mitte visuaalselt. No, jah. Varem polnud söönud ja nüüd sai 5 sülti korraga. Ma nüüd kardan seda, et mu vanema näeb seda videot ja siis ta sunnib mind jõuludel enda tehtud sülti ka sööma. Tavaliselt ma olen pääsenud. Ühesõnaga, see oli siis meie süldi... Ülevaade. Ei no, mis me siin testisime sülte, veetsime lõbusalt aega ja nüüd... Oli väga lõbus. Jaa, ma nüüd hakkan edaspidi iga päev sööma sülti. Väga hea. Ja siia töö tehtud. Jaa. Aitäh teile. Teiega oli üllatavalt tore. Ja järgmise korrani, kus me hakkame maitsma midagi muud. Rõvedat teiega. Jam. Proosit. Hurraa.